Nende kahega on lihtne. Miks? Mõlemad on 7-kordsed siin all. Aga nüüd on küsimus selles, et kas me võtame need kõik korraga ette ja liidame kokku või teeme need enne ära ja siis paneme selle. Kumb nendest suurem võiks olla? Meil on 5 osa 7-st ja 1 osa 14-st. Siis väiksemast jaotusest on meil rohkem, suuremast jaotusest on vähem. Ilmselgelt see esimene on suurem, siis meil tekiks positiivne arv ja pärast on võib-olla lihtsam seda 4,5 juurde liita siia. Ma võtan kõigepealt siis selle osa siin kokku. Ühine jaotus 14, sest et seda saab jagada nii 7 kui 14-ga. 14 jagatud 7-ga on 2. 5 korda 2 on 10. Ja sellest tuleb 1 lahutada. Ja siis me saame siia kokku 9/14. Ja nüüd sellele on vaja 4,5 juurde panna. Üks võimalus on lihtsalt võtta 4 eraldi ja panna pool sellele juurde. Teine võimalus on teha see kohe liik osamääraks ja siis liita kokku. Aga kui me teeme liig osamääraks, 4 korda 2 on 8 ja 8 ja 14, siis me peame hästi kõrgele ronima, et me leiaksime selle ühise jaotuse. Nii et lihtsam oleks see 4,5 katki teha. Selliseks. Nüüd me saame need kokku liita eraldi. 4 läheb siia, sellega ei tee midagi. Ja pool. Miks ma selle niimoodi jätsin, sest 14 ja 2 on väga lihtsalt hallata, palju lihtsamad kui 14 ja 8. Sest 14 saab otse 2-ga jagada, 8-ga ei saa. Neli jääb. Üheksa 14 ka jääb. Aga 1/2 on vaja ümber teha 14-eks. Kui meil on 1 osa 2, siis mitu osa see on 14-st? Alumised jagame. Ülemised korrutame. Pool. 7 ja 14 on ka pool. Nüüd saamegi lõpliku lahendi. 4, 9 pluss 7, no mitte päris lõplikku, sest 9 pluss 7 on ju 16, mis on suurem kui 14. Ja niimoodi ei ole väga ilus jätta seda. Neliteist mahub tervikuna 16 sisse, seega 1 terve läheb juurde 4-le. Ja 2 jääb üle. Nii et saame mõlemad 2-ga läbi jagada.
saame 5, 1/7.